Järgnevused mollis. Moll-helistikus siis samuti on meil põhiakordid esimene, 4. ja 5. Ja tihtipeale 5. astmel ei ole ka mitte moll-akord, vaid hoopiski tuurakord. Ja veel täpsustades dominant septakord. Nii et nii tuuris kui mollis 5. astmel tihtipeale on dominant septakord. Ehk siis antud juhul G7, C-moll seal on. Ja nagu tuurideski tasub alustada sellest, et kõigepealt õppida mängima näiteks mollis esimene, 4. esimene. Ja siis samamoodi pööretega. Teeme sama nüüd esimese 5. astmega. Ja lõpuks siis mängime järgnevuse, kus on meil esimene, 4. Siis uuesti esimene, aga kvintpassiga. Siis dominant septakord ja siis jätatoonika. Ehk siis esimene, 4. esimene, 5. septakord ja esimene. Nii, 1. Ja alustame nüüd esimese astme esimesest pöördest, sekstakordist. Ja kvartsekstakordist. Ja ka seda järgnevust võib enda jaoks natuke huvitavaks muuta, kui mängida ta mingisuguse faktuuri ja mingi rütmiga.